Tere tulemast tagasi! Täna on 8. november 2023 ja meil on stuudios väga eriline külaline, sest üks ja ainumas John Le Bon on tagasi Eestis. Tere John! Tere! Tere Marianne! Tere kõigile teie vaatajatele! Tore on tagasi olla! Aitäh kutse eest! Milline imeline riik! See on minu teine visiit Eestisse. Jah, sa olid siin eelmisel suvel. Me hetkel salvestame seda saadet novembris. Nii et eelmise aasta suvel olid siin. See on peaaegu 13-14 kuud. Nii et nüüd saate kogeda mõlemat poolt Eestit, nii suve kui ka talve. Kuidas kirjeldaksite, mis on peamine erinevus? Huvitav, et päike loojub kell 16, kas pole? Te elate niimoodi mitu kuud aastas, kui jõuate tööle ja on pime. Sa lahkud töölt ja on pime. See on hull. See on paras väljakutse, et sellest üle olla ja mõistuse juures püsida. Eile õhtul, kui ma olin oma sülearvuti taga istunud, siis tundsin, et kell on vist nii palju, sest päike on juba ammu loojunud, aga kell oli alles 19, nagu öö ei lõppegi kunagi. Jah, seetõttu paljud eestlased joovad talvel palju alkoholi. Aga põhjus, miks sa siin oled? Ja enne kui me alustame, pean mainima, et podcast, mille me sinuga eelmisel aastal tegime, oli vaatajate poolest kõige populaarsem saade, mida me kunagi teinud oleme. Kas tõesti? Jah. Ja sa räägid seda mulle alles nüüd. Oleksin võinud seda teavet varem kasutada. Kõige populaarsem kogu aasta jooksul. See on tõsi. Ma ei tee nalja. Vau, olgu lahe. See on hea uudis. Jah, aga naljakas on see, et see kustutati YouTube'ist. Oh, miks? No, see oli Covidi ajal, kuigi me Covidist ei rääkinud. Kuid oli üks asi, mida sa podcastis justkui muuseas mainisid. Ütlesid, et ma isegi ei teadnud, et viirused pole olemas. Arvan, et meid kustutati selle ühe rea tõttu. Kas arvate, et nad kustutasid video, kuna ütlesin, et ma ei usu viirustesse? Jah, sest kogu ülejäänud saade ei puudutanud Covidi ega ravimeid ega midagi sellist. See ei puudutanud midagi sellist. Jutt oli ajaloost. Jah, me rääkisime ajaloopettusest, sest see pole tavaline teema, mida tsenseeritakse. Jah, täpselt. See on huvitav. Nii et kui soovite näha eelmist podcasti, mille me Johniga tegime, siis me lingime selle siin video all. Kuid tänaseks ma küsin sult, et kas saaksime arutada NPC teooriat. Esimest korda kuulsin NPC teooriast, ma arvan, et sinu kaudu. Ma ütleks, et umbes 5 aastat tagasi. Nii et need, kes seda ei tea, mis on NPC teooria? Olgu, ma annan teile väga väikese ülevaate teooriast. NPC ehk tühimängija tegelane. Oletame, et mängite videomängu ja mängite võrgus. Ümberringi on palju teisi inimesi ja ka nemad mängivad oma tegelast. Aga mõnikord mängib videomängu ja selle tegelase taga pole inimest. Lihtsalt arvutimäng ise on see inimene. See ongi NPC, tühimängija. Umbes 5 aastat tagasi tuli keegi internetis välja sellise ideega, et paljud inimesed, kellega päriselus räägid, on nagu tühimängija tegelased, sest nad räägivad samu asju ikka ja jälle või kordavad seda, mis teleris on. Ja nii sai sellest internetis väga populaarne meem. Ja üks põhjusi, miks see populaarseks sai, oli see, et mõned psühholoogid tegid uuringu, püüdes kindlaks teha, kui sageli inimesed oma peaga mõtlevad. Teate, kuidas mõnikord oletame, et tegelete aiatöödega või valmistate õhtusööki, võite mõelda, mis juhtub täna või mis juhtub homme. Paljud inimesed eeldavad, et ka kõik teised teevad seda. Nii et kui te kõnnite, siis mõtlete millelegi ja lihtsalt eeldate, et ka see teine inimene mõtleb millestki. Kuid ühed psühholoogid tegid selle välja selgitamiseks uuringu, et kas see on tõsi. Ja väidetavalt said nad teada, et see pole tõsi. Ringi kõnnib palju inimesi. Nad ei mõtle millelegi. Nii et kui sa nendega räägid, saavad nad sulle vastu rääkida. Seega nad on intelligentsed, nad saavad suhelda, kuid kui nad ülejäänud päeval kellegagi ei suhtle, siis ei toimu seal midagi. Ja paljud inimesed arvasid, et oi, see ei saa tõsi olla.
kuid nad hakkasid mõistma, et võib-olla see on tõsi. Nii et ma läksin ja leidsin selle uuringu, et näha, kuidas aru saada, kas keegi mõtleb. Ja ma avastasin, et võib-olla ei öelnud uuring seda, mida inimesed arvasid. 2018. aastal oli internetis väga populaarne meem, mis kutsus inimesi NPC-deks. Ja Donald Trumpi toetajaid internetis nimetasid Hillary toetajaid NPC-deks, sest nad kõik kordasid samu asju. Nad on täpselt nagu robotid. Ja siis Twitteris tsenseeriti see teema ja siis hakkas peavoolumeedia sellest rääkima. See oli 2018. aastal, kuid üks nende tõenditest oli artikkel ajakirjas Psychology Today 2016. aastal ja selle kirjutas mees, kes tegi 2011. aastal uuringu. Nii et see on ajalugu. Ma hakkasin sellest rääkima 2018. aastal, kui see internetis populaarseks sai, aga mida enamik inimesi ei teinud, oli tõendite kontrollimine. Nii et see sai populaarseks, sest inimesed arvasid, et on teaduslikke uuringuid, mille kohaselt mõned inimesed ei mõtle üldse, kuid ma läksin ja leidsin selle uuringu. Ja see on väga huvitav uuring, kuid ma ei usu, et see tõestab, et inimesed ei mõtle. Ma arvan, et isegi lihtsatel inimestel, kes lihtsalt vaatavad televiisorit ja usuvad, ma arvan, et isegi neil on ikka veel sisemisi mõtteid. Need pole lihtsalt väga targad sisemised mõtted. Kas ma olen NPC meemi piisavalt hästi kirjeldanud? Aga kas sa arvad, et NPC teooria võib olla tõene? Jah, ma ei tea, kuidas Eestis on. Aga Austraalias ja enamikus lääneriikides, kui rääkida normaalse inimesega tema tööst, siis nad on väga targad. Kui nad on mehaanikud või kui nad ehitavad maju või kui nad on raamatupidajad, siis nad teavad seda väga hästi ja nad on sellest väga huvitatud ning neil võib olla selle kohta oma arvamus. Kuid peale selle pole enamiku inimeste arvamus väga läbi mõeldud. Nad ei mõtle nendele asjadele, kui sa just nendega ei räägi. Ja see, millest nad räägivad, on see, mida nad televiisorist kuulsid. Mis siis praegu uudistes on? Iisrael ja Gaza. Kui te mingil põhjusel tavalise inimesega vestlete ja küsite, et kuule, mis arvate Iisraelist ja Gazast, siis nende arvamus on tõenäoliselt, et see meeskond teeb valesti või teeb see meeskond valesti. See on kõik. Tavaliselt sellega nende mõtted piirduvad, olgu selleks Ukraina konflikt või koroonaviirus. Enamasti on nende mõtted üsna sarnased sellele, mida teler neile ütleb või vastupidi sellele, mida teler neile ütleb. See on kõik. Jah, alati on ainult kaks võimalust. Jah, enamasti. Kui rääkida NPC meemist, siis minusugused inimesed ei ütle, et need inimesed on tegelikult tühimängijad ja me oleme videomängus. Seda ma ei ütle, aga oletame, et mul on täna õhtul igav, seega otsustan mängida videomängu. Selles mängus saate ringi jalutada. Miks ma peaksin proovima vestelda videomängu tegelasega? Sellel on lihtsalt skript. Ma ei saa sellele öelda, et siin on minu arvamus ja mida teie sellest arvate. Me ei saa temaga videomängus hakata vestlema nii, nagu ma saan teiega. Sellel pole mõtet. Nii, et ma ei prooviks. Aga siin päris maailmas ma tunnen nii enamike inimeste suhtes, kui neil pole oma arvamust või kui nende arvamus pärineb televiisorist või TikTokist. Miks ma peaksin arvama, et ma saan selle inimesega vestelda? Seda ei juhtu. Kas mõistate, mida ma ütlen? Täielikult. Me kogesime NPC nähtuse võimalikku tõde COVID-i ajal. Kui järsku läksid isegi nõnda nimetatud targad inimesed täiesti hulluks, sest telekas ütles midagi. Ja kui sa ütled midagi muud, siis nad peaaegu ei kuule sind ja jätkavad raiumast oma dogmat. Ja kui küsida neilt uuesti, siis lähevad neil lihtsalt silmad tühjaks ja nad jätkavad endiselt oma rada pidi. Ma arvan, et see on kognitiivne dissonants. Mõnedest ideedest on nii raske aru saada, et nad lihtsalt ei kuule seda üldse.
hear it at all. Küsimus on selles, kas need inimesed ei kuule neid mõtteid ega mõtle kaasa või on nad lihtsalt hirmul, et mõni ajufunktsioon ei tööta. Või mis sina arvad, kas need inimesed on sõna otseses mõttes lollid või on nad hullud? Või kas nad kardavad? Mida sa ausalt arvad, mis siin toimub? See on hea küsimus. Kui koroona asja juurde tagasi tulla, kas mäletate, kuidas eriti 2020. aastal räägiti pidevalt sellest, kui palju juhtumeid on? Kas te mäletate seda uudistes? Seal öeldi, et juhtumeid on 200 000 ja siis 300 000. See oli nagu mingi edetabel. Seal oli nagu mingi edetabel. Jaa, muidugi. See on nagu jalgpallimängu vaatamisel tulemuselt silma peal hoidmine, kuid koroonast räägiti ainult juhtumite arvust. Ja minu kogemus oli, et kui sa üritasid kellegagi koroonast rääkida, siis nad tõstatasid üles juhtumid. Miks nad seda tegid? Mina usun, et nad vaatasid televiisorit või uudiseid oma tahvelarvutist või mis iganes nende allikas oli. Nad näevad pidevalt juhtumeid ja kuulevad juhtumitest, nii et see pannakse nende ajusse. Siis kui nad sinuga räägivad, edastavad nad seda lihtsalt nagu robot. See ongi NPC lahti seletatud. Neid programmeeritakse. Nii et kui proovite rääkida, siis nad räägivad sulle millestki muust ja see ongi põhjus. Sest kui sa osaleksid videomängus ja selle tegelase ülesanne on talle midagi tuua, siis ta annab sulle võtme ja siis viid võtme järgmisele tasemele. See on kõik, mille jaoks see tegelane olemas on. Kui sa läheksid selle tegelase juurde ja prooviksid rääkida millestki muust, siis ei lähe kuhugile. See on tema ülesanne, sest tema ülesanne on lihtsalt anda teile see võti. Nii et koroona ajal oli kõikide nende inimeste ülesanne siin maailmas rääkida juhtumitest. Ja kui te tuleksite ja ütleksite, et ma olen uurinud mikrobioloogiat ja viroloogiat, siis nad vastaksid teile, et ei, juhtumid. See on NPC analoogia. Ja mis oli huvitav 2018. aastal, kui ma hakkasin rääkima NPC teooriast, siis see ei meeldinud paljudele inimestele, isegi minu enda vaatajatele. Mõned neist ütlesid, et te ei tohiks seda öelda. See on lugupidamatu. Sa dehumaniseerid teisi. Neile ei meeldinud see NPC idee. Aga siis juhtus 2020. aastal midagi, nagu sa just ütlesid, koroonaviirus. Ja järsku tulid minu juurde need inimesed, kes ütlesid, et ma olen liiga vastik või kuri. Ja nad ütlesid, et kuule, sul oli õigus. Nad kõik olid nagu NPC-d ja mina vastasin, sellest ma teile rääkisingi. Aga ma tahan selle selgeks teha. Ma ei ütle, et neil inimestel poleks mõtteid või et neil pole mõtlemist. Nad siiski mõtlevad. Nad on lihtsalt väga piiratud. Ja teine oluline punkt NPC asja juures on see, et enamik inimesi on sellised, nagu nad on. Nii et paljud inimesed tulevad minu juurde ja on pettunud, sest nende partner või lapsed või ülemus või kes iganes kordab asju ja nad ei õpi kunagi. Ja ma usun praegu, et enamik inimesi ei muuda mitte kunagi oma arvamust. See on väga harjumatu, et inimene mõtleb oma ette, et võib-olla ma eksin selles. Ma lähen tagasi algusesse, teesklen, et ma ei tea midagi. Lähen tagasi algusesse ja vaatan tõendeid. Ja kui selgub, et ma eksin, siis ma mõtlen ümber. Inimesed ei tee seda. Isegi minu jaoks on see raske, sest olen panustanud kogu selle aja millegi õppimisele. Ja kui siis selgub, et see on vale. See võtab palju aega, et lugeda kõiki neid raamatuid ja kõiki neid teaduslikke uurimusi, et teada saada, et eksid millegi suhtes. Inimesena me vihkame seda, me tõesti vihkame seda. Ja nii ma ütlen inimestele, et kui olete pettunud, et teie sõber või perekond midagi ei tea, peate sellest üle saama, sest see inimene ei muutu kunagi. Kui see on teie jaoks probleem, siis see probleem jääb. Võite tulla selle inimese juurde homme koos rohkemate tõenditega ja järgmisel päeval uue teadusliku uuringuga ja järgmisel päeval veel rohkemate tõenditega. Vahet pole. Selle isiku arvamus ei põhine tõenditel, nii et rohkem tõendeid ei muuda midagi. Nii et kui teil on nende inimestega probleeme, peate selle lahendama. Ärge oodake, et nad muutuvad, nad ei tee seda kunagi.
See on väga tervislik seisukoht. Kujutage ette, kui Marianne tuleks minu juurde ja ütleks, John, ma mängisin seda videomängu ja ma läksin võtmega mehe juurde ja proovisin temalt teed küsida. Siis ma vastaksin, et see pole tema töö. Me teeme väikse pausi, John. Kas sa saad võtta ohjad enda kätte? No jah, selle imelise magneesiumi vee võitmiseks toimub loosimine. Keegi on see õnnelik võitja. Karbis on 12 pudelit. Magneesium vee võitja on üks õnnelik. Ja kes on võitja? Selleks, et olla potentsiaalne võitja, peate jagama seda episoodi oma Facebooki ajajoonel. Järgmises blogis räägime punasest ja sinisest meeskonnast ja kuidas NPC teooria sellega kokku läheb. Ma ei jõua ära oodata. Ja räägime sellest, kuidas COVID ootamatult lõppes ja midagi muud tuli selle asemele. Kohe jätkame.